Ahoi kotkad, mis toimub siis? On jälle see villakindel kostüüm seljas. Tegelikult mina villaga nii palju ei tegele muud, kui toon seda puiste villa siia ülesse ja siis nii-öelda lõikan paki pooleks, et pässil oleks lihtsam. Näed, niimoodi läheb niimoodi poole kaupa ülesse, et pässil oleks lihtsam siis toppida seda siia lakke, et mis siis toimub see, et me paneme seda, ütleme siit poolt on juba näha palju tehtud on, et paneme seda ospi nüüd siit alt lakke ja sinna peale siis päss rehaga ajab seda puiste villa ja teeme niimoodi vahekaupa ja vahepeal sai tehtud ka siit juba see ülemine osa nagu natukene ära, et läheb ka osp alt vasta ja vill peale. Et mingit väga pikka juttu siin ei tee, vahepeal näitab ka, mis teeme ja nüüd on vaja välja mõõta siis see vaheseina koht, sellepärast et siit tuleb üks kaabel vaheseina sealt ülevalt alla siis ja kus hakkab siis vaheseina pistikud mõlemale poole tulema ja siis ehitab siit vaikselt mingi hetk siis siit karkassi veel juurde ja siit ka kinni, sest et siit tuleb sükene kaldu nagu sein, nii nagu ta siit on. Et siit trepist tuleb niimoodi üles, et pead kuskil ära ei löö. Et natukene karkassitööd ja siis paneme otsaseinast ka. Meil olid need 50x50 sinna vaja panna. Mulle siin juba mõned valmis. Ajasin hästi lihtsalt seda 100 prussi lõhki, et ei hakanud siin spetsiaalselt seda ostma. Ja siis, jah, sellega tegelebki praegu. Pärast vaatame veel... Meil on hästi palju elukaid jäänud jälle kaamerasse, pässile ka juba näitasin siin, on meie kaamerasse jäänud esimest korda sellist asja, mida meil pole kaamerasse jäänud, ehk siis meil oli siin mitu liiki korraga samal hetkel kaameras on ja jah, et sükest põnevat värki ei ole meil veel olnud, aga see on tänu sellele, et me oleme söötnud sinna, viinud konte ja asju sinna ja siis elukad võitlevad seal nii-öelda toidu pärast. Vaat, et ärge siis magage maha, et video lõpus teises video pooles vaatame elukaid ka, mis on jäänud jälle kaamerasse, päris palju aktiivsust on olnud seal. No nii, vaatame, mis see päss teeb siin siis, kuidas see töö käib siis? Päss solberdab. See käib niimoodi, et surub ilusti igalt poolt vahele, et oleks ilusti vastas need õõnsused seal all ka, et ei oleks mingit lohakalt tehtud kohta ja ajame selle siis nii tuugalt täis, kui saame. Siis paneme järgmise vahe ospi alt üles. Mitte väga tuugalt. Ei no selles mõttes tuugalt, et nii kõrgelt kui võimalik, et siis oleks sooja peaks rohkem. Nii. Nii. Siin üleval jätab nüüd praegu korraks pooleli jälle, sellepärast et pässil on tervisepäev ja ma ei hakka siin praegu täna üksi jätkama, tulid muud kiired asjad vahele. Põhimõtteliselt on jah, et teine pool ka nüüd laest enam-vähem valmis ja siis on, mis on jäänud, ongi siin, et päss juba eile sinna natukene pani ülesse peale ka, aga see tuleb veel laeni täis suruda ja siis välja lahendada see, kuidas see pärast nii-öelda see viimane tükk panna, ehk mõte oli, et jätab siia kuskile augu viimaseks tükiks, siin tuleb need veel kokku ehitada, algul ei teadnud ja kuidas see asi siin täpselt veel lahenebki, et jätab sükse kasti, ehitab niimoodi prussides sükse kasti, kus siis viimane see toppimine käib, et poeb siit peapidi läbi, toppib ümbert ringi kõik veel kinni ära ja siis see viimane lükkab lihtsalt villaplaadid siis lakke ja siis paneb alt kinni, vot. Et selline seis jääb siin praegu, ja siis tuleb siit veel külje peal tegelikult sutsu villa ka juurde panna ja siis on nagu jah, selle osaga siin, selle tööga siin kõik. Nii, aga vaatab siis, mis ma veel vahepeal ette võtsin siin täna senikaua, kuni siin kõigil on tervisehädad. Kairitil küsiti ka, et miks Kairit pole ammu videosse tulnud, et Kairitil on jalg kipsis, täna võtsime kipsi maha, läks ortoos peale nüüd. Et jah, kipsi võtsime täna maha, aga nüüd on ortoos peal, et sellepärast ka, et mul on nii palju erinevaid kohustusi nüüd, mis mina pean tegema, ei tule jälle pikka videomaterjali, et ma pean siin igast asju tegema, täna siin sai jälle juba kämpsidest nii-öelda
sai kämpsidest pesud välja võetud, jälle eelmise korra omad ja nüüd pessu pandud ja välja kuivama, et kuna minu teha on siin nüüd rohkem tegevusi hetkel, siis ehitada palju ei jõua ja ei jõua ka muid asju ilmida, noh, aga nüüd selle hirmsad oi, siin tuulega siin kuivavad asjad väljas, sest et meil on kohe kalastuslaager tulemas ja vaatame siis, mis asja ma veel tegema hakkasin lisaks. Et hakkasin siis tegema jah, siin selle, mis see teerada läheb mul siit sinna metsa baaslaagri juurde ja see üle selle Koopa lae siit. Et hakkasin tegema seda teed nii-öelda laiemaks, sest et Kairit ei julgenud siit üle minna ja eks siin natukene sükene, noh, näha on see asi siin Koopa poole kaldu ja veitsa ohtlik siin libedaga. Ehk siis ajan selle tee enam-vähem loodi, raiun siit, nagu ta vanasti olnud on, juurde seda rada veitsa laiemaks, et siit on siis mõnusam minna. Et nii, näed, koer läheb praegu seal kallaku pealt, aga siit tuleb sükene, jah, sirgu ajada kõik. Et kui me tahme siin tonkatamas käia seal tagapool või mingi gruppidega siit üle liikuda pidevalt siit Koopa laes, siis keegi sisse ei kukuks siia. Siit on sükene 5 meetrit kukkumist ja siis eks ma panen siit selle puu küljest ja seon iga selle võsa asja ümber siin ka tiiru, et üksi need siuksed ei pea midagi, aga mitmekesi koos peavad, kuni sinnani välja siis ka mingisuguse köie, et kui keegi peakski siin nagu ikkagist libisema minema, siis saab siit köiest kinni haarata ja lenda siit kohe otse alla. Vot siin on ka juba natuke tummisemad nõuksed, mille külge panna. Et vot selliste asjadega siis veel tegeleb. Ja ega siin nüüd polegi, et jälle homme sõidan Tallinna veel ühe haige inimesega toimetama, ehk siis tädi on vaja viia silmaarsti juurde, keegi viia ei saa. Ehk siis siin kõigil on tervisemured, ühed või teised ja siis nii-öelda jah, pikka videot seekord ei tule, aga ma arvangi, et nüüd vaatame siia vahele siis, et mis elukaid jälle rajakaamerasse jäänud on.
vot selline äge värk siis, et oli rebane ja see, mis ta nüüd ongi, mäger siis koos söömas ja korra nagu alguses siis esimene klipp, kui nad koos olid, nagu mäger tuli suure hooga nagu kohe, et ehmatas rebase eemale, ehk siis võitlus toidu pärast käib. Aga ega midagi, loodame, et varsti kõik paranevad, noh, Pässil on niisugune tervisepäev, et noh, temal on praeguseks juba hea olla. Kairitiga me ei tea, võib-olla läheb üldse opile, jalg ei ole veel päris paranenud, aga noh, eks paistab. Aga hea küll, kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.